tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Täna on neljapäev, kell on mingi vaikselt 10 hommikul. Ma lähen esimese asjana pediküüri, aga kuna mul on täna päevane esinemine Impäärigas, ma pean kõik asjad pakkima kokku. Tegin väikese prepi sleek saba jaoks juba ära. Kiire hommikusöök ja asjad kokku ja start. Ma jõudsin nüüd kesklinna, võtsin Bolt Drive'i, aga tegelikult mul ei ole üldse palju aega, mul hakkab 2 minuti pärast juba tegelikult aeg, aga õnneks ma sain parkida täpselt siia maja kõrvale, nii et lähme teeme varbad korda. Pediküüris on käidud ja kuna mul läks seal kiiremini, kui ma arvasin, siis ma mõtlesin, et ma tulen ikkagi vahepeal koju, et ma saaksin rahulikult meiki teha kodus, et ma ei peaks kõiki neid asju kaasa tassima ja saan veel väikese kohvi teha, Roomaga chillida ja siis ma stardin Dance Acti poole, kus meil on start Peetrisse, kus meil on siis täna esinemine. Meil on seal väga lühikene selline avashow ja teeme selle ära ja ma tulen tagasi juba Tallinnasse või linna, kesklinna, et muid toimetusi teha, nii et mul on natukene nüüd aega mingi vähemalt tunnikene, enne kui ma pean olema Dance Actis. Ma arvan korra elastada või keegi oleks vaadanud mind praegu niimoodi. Et neil on see mingi iga päev.
esinemine on tehtud, ma olen tagasi kesklinnas juba ja nüüd ma ootan trammi, et liikuda Telliskivisse. Nimelt me saame Simonaga kokku arutama tema tantsuvideo filmimist, aitan tal natukene lavastust teha vist sinna ja lihtsalt natukene mõtteid põrgatada ja ma loodan, et ma saan samal ajal veel miskit süüa võtta, sest et ma sõin viimati siis, enne kui ma läksin pediküüri, nii et it's been a while ja ma olen väga näljane. Aga ma arvan, et esinemine läks väga hästi. Inimesed olid veits üksed, et mingi päeva algus ja nagu väga ei olnud mingi full hype'i, aga korraldaja vist oli olnud väga rahul ja nii et tore. Ja teised lähevad veel õhtul sinna teist show poolt tegema, nii et jah, võt sükene märk. Tänane päev on lõpuks läbi, siis ma tuli külmaväri natuke ja jahtusin vahepeal maha saalis. Esinemine läks ülihästi, Girli ja Flicki trennid läksid ka hästi, väga intensiivselt. Hilsis tegime täna viimast korda praegust kava ja siis ma mõtlesin, et äkki ma filmin seda kava, mis me tegime ka lihtsalt mälestuseks. Ja siis Roomal peaks ka varsti trenn vist läbi saama 15 minuti pärast, nii et ma saan temaga koju, nii et filmime. Kell on kohe 12:30 ja ma olen ikka veel stuudios. Ma helistasin Roomale ka, tuli ütles ka, et ta on nii läbi lihtsalt tänasest päevast. Ja nüüd me mõtlesime, et me tellime süüa. Ma tellisin mingist vanalinna kohast meile mingid burgereid ja friikaid ja mingid snäkke. Ma arvan, et tänase pika raske päeva eest me oleme väärt seda väikest cheat meal'i. Seega ma pakin nüüd kokku lõpuks ennast ja panen ennast riidesse, sest et Rooma, ma arvan, nüüd iga hetk jõuab. Ja siis käime toidul järgi, sest et ma ei hakanud kulleriga tellima, sellepärast et see oleks olnud veel topelt kaua. Nii et käime toidul järgi ja siis koju sööma. Let's go! See toit oli nii raske, seda toit oli nii palju ja mul on väga raske nüüd olla. Aga ma võtan lõpuks selle tänase esinemise meigi maha ja vaatame võib-olla veits veel natukene YouTube'ist midagi pessu enne seda veel. Ja siis homme on üks väga intensiivne päev veel ees. 2 esinemist, 1 lavaproov veel. Nii et tuleb teha üks väga magus pikk uni ja ma arvan, et siinkohal ma lõpetangi. Nii et näeme juba homme. Tšau! Tere hommikust, täna on reede ja mina jooksen lavaproovi pakki, kus meil toimub täna esinemine. Me juba jõuangi kohale ja vaatame, kuidas meil seal situatsioon lava ja kõigega on.
Kell on saanud järsku väga palju. Ma jõudsin tegelikult päris tükk aega tagasi koju, aga mul oli vaja arvutis väga palju toimetada. Ma tahtsin vlogi monteerida, mul oli vaja workshopi poster valmis teha, mis selles mõttes ma tegin mingi full basic postri. Nimelt mul tuleb 3. aprillil workshop, nii et kui see vlog, ma väga loodan, et see on enne üleval, kes on huvitatud mu Hillsi workshopile tulema, siis väga ootan teid, panen alla descriptionisse kogu info ka ülesse. Ja nüüd on tegelikult mul aega kuskil tund aega, et ma ei tea, kuidas mul järsku nii palju kell sai. Ühesõnaga, mul on vaja käia pesus, mul on vaja teha meiksoeng ja süüa. Ja siis on umbes kell 7 vaja meil olla seal pakis tagasi. Proovis oli üsna keeruline, sellepärast, et see ala, kus me tantsime, on väga väikene ja väga keeruline, sest seal on mingi post veel ja mingi väga lähedal on inimesed. Ühesõnaga pidime seal mingeid muudatusi tegema, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes me ikkagi saame ilusasti hakkama. Ja sealt edasi ma pean kohe kiiresti, tegelikult mitte täiesti kiiresti, aga üsna ruttu pean liikuma edasi järgmisele esinemisele, sest meil tuleb täna ka UV-show, nii et tuleb väga intensiivne õhtu veel. Seega hakkab ruttu toimetama. Ma arvan, et ma kõigepealt söön ja siis ma käin pesus ära ja siis meiksoeng ja asjad. Let's go! Super, hea. Mul on kaduma läinud mu primer, mis on mu essential asi, mida kasutada esinemistel. Ja neid oli mul 2 tükki ja ma lihtsalt ei leia neid ülesse. Ma ei tea, kust need on. Käisin kõik kohad, vaatasin praegult läbi. Ma ei tea, ma teen siis ilma lihtsalt, ma ei tea. Äge! Okei, ma olen enam-vähem valmis. Ma pakin ruttu asjad kokku ja siis ma pean juba startima. Ma on nii nõme tunne, et ma ei tea, kus mu see primer on. Ja veel 2 tükki. Nagu ma ei saa neid ära kaotada lihtsalt koju suvalisse kohta.
kiire reportaaž vahepeal. Esinemine on tehtud. Väga fun oli, arvestades olusid, siis ma arvan, et me saime väga hästi hakkama ja tundus, et rahvale ka meeldis. Korraldaja tuli ka rääkima, et talle nii väga meeldis ja nagu nii tore on selliseid asju alati otsa lavalt maha tulles kuulata. Aga nüüd ma võtan Mariti peale ja me sõidame kuskile teise Tallinna otsa, et teha uue show'd. Let's go! Here she comes! Yo! Hello! Let's go! Esinemised on tänaseks tehtud ja me saime siuksed lillekimbud kingituseks. Nii tore. Näeme juba homme. Tšau! Tere hommikust, täna on laupäev ja mul on hommikusööks söödud, mõtlesin, et teen veel endale jääkohvi ja tänane plaan on see, et kuigi õues on mega ilus ilm, full päike ja mingi 7 kraadi sooja vist, siis ma tahtsin ikkagi oma eelmise nädala vlogi valmis saada. Nii hea, oh my god. Ma ei olnud valmis, kui hea see on. Ühesõnaga jah, ma tahaksin oma vlogi valmis saada, nii et ma tegelen sellega. Ja siis õhtul ma lähen sõbranna sünnipäevale, mis toimub F-hoones. Ja siis on mul täna veel Nancy. Nii et seni kaua, kuni ma pean selleks, et valmistama hakkama ennast, et sünnipäevale minna, siis ma lihtsalt monteerin. Rooma on ka kodust ära, toimetab oma asju, nii et siis mul ei ole mingit nagu paha tunnet, et ma terve päev arvutis olen põhimõtteliselt. Nii et let's go! Kell on järsku saanud mingi 100 jälle, aga õnneks ma sain oma eelmise nädala vlogi valmis. Ma ei saa aru, kas ma olen fookuses ka või mitte. Ma loodan, et ma olen. Ühesõnaga, käin kiirelt pesus ära, teen ennast valmis. Ma pean ennast niimoodi valmis tegema, et ma saaksin otsa sünnipäevalt esinemisele minna, nii et mul tuleb üsna heavy make-up ja soeng, aga that's okay. Nii et näeme juba siis, kui ma olen pretty. Nii, ma olen enam-vähem valmis, siukene kerge make ja enne esinemist saan endale veel juurde teha ja touch-upida. Ja kuna me paneme esinemisel juuksed punupatsi, siis tegin lihtsalt sleek saba hetkel ja vist rääkisin midagi siin sellest, et kuna mul olid mustad võrksukad veits katki, siis tahtsin enne sünnale minemist veel käia läbi Nautica sokisahtlist, et esinemiseks uued sukad osta. Sünnipäeval on käidud, nii tore oli kõiki sõbrannasid jälle näha ja keda polnud nagu nii ammu näinud ja saime lihtsalt jutustada ja natukene mulli juua ja sõime head toitu ja täiega väga tore oli. Tegime seal mingit mängu ka ja tegin mingit head klippi muidugi ei teinud. Tahtsin lihtsalt nautida hetkes olla ka rohkem, pluss muidugi ebamugav oli hakata seal filmima ka neid, keda ma nii väga ei tea. Aga nüüd ma liigun edasi Rooseni torni, kus meil toimub Nancy show. Teen ennast veel kiiresti seal koha peal valmis, et mul on vaja veel pats teha paremaks. Trammis panin omal need ripsmed peale. Aga enam-vähem olen niikuinii
lava valmis, sest ma tegin suht tugeva meigi juba sünnipäeva jaoks. Nii et let's go! Esinemine on tehtud, tegime lambist ühe seti asemel 2 seti, et me poolitasime, mis oli veits rahulikum ja mõnusam, et me saime rohkem puhata. Naljakas vibe oli, sest et inimesed olid nii lähedal, aga me saime tehtud, nii et that's what matters. Naljakas oli see, et seal Roseni tornis ei ole väga palju ruumi. Et kui on esineja ja need õhtusöögilauad, siis tegelikult need lauad võtavad nii palju ruumi ära. Issand, see vajub siin. Võtab nii palju ruumi ära, et tegelikult nagu tantsijatele ei ole väga üldse ruumi. Ja nagu ka täna oli selliselt, et inimesed olid mingi niimoodi ja siis me olime niimoodi. Aga tundus, et nad jäid rahule. Sünnipäeva laps tuli koos oma naisega ka veel aitäh meile ütlema ja siis ma tulin nüüd koju, võtan selle meigi maha ja on aeg jälle üheks mõnusaks pikaks uneks. Homme on üsna vaba päev, aga õhtul ma lähen ühele seshile ja filmimisele. Eks ma siis sellest räägin natuke homme täpsemalt. Aga ja nüüd tore õhtu oli. Nii tore, et Eliisa, mu sõbranna, pidas sünnipäeva. Nii kahju, et ma tegelikult ikkagi filminud seal põhimõtteliselt mitte midagi. Tegin võib-olla mingi 2 klippi toidust ja oma nimesildist, aga it is what it is, vähemalt mul oli päriselt tore. Igal juhul ma võtan oma meigi maha nüüd ja wow. Ja lähen tuttu. Nii et näeme homme. Tšauki, täna on pühapäev. Ma magasin ennast megalt välja ja tegelikult mu päeva esimene pool oligi mega chill. Olin lihtsalt diivani peal, lihtsalt scrollisin veits telefoni ja ei teinud mitte midagi. Ja nüüd ma mõtlesin, et tegelikult natukene oleks vaja ikkagi toimetada. Ma enne tegelikult toimetasin veel ka uue võistluskavaga ka. Ja ausalt öeldes ma olen natukene nagu demotiveeritud kõige selle osas, aga you do what you have to do. Tuleb lihtsalt ära teha nagu. Ja mis. Ja no tegelikult meil on kogunenud rõdule megalt taarat ja ma tahaks tegelikult selle kõik ära viia. Veits nagu jama on see, et mõnes kohas on olemas need süksed suured masinad, kuhu sa saad lihtsalt nagu kallata kogu oma selle taara ja siis ta ise hakkab lugema neid ja sa ei pea ise selliselt nagu tegelema, et nagu ükshaaval neid sinna masinasse toppima, aga see on üsna kaugel, see, mis nagu meie kodule kõige lähemal on, aga samas ma mõtlen, et võib-olla ma ikkagi sõidan, natukene nagu mugavam on see, pluss äkki ma saan siis käia kuskilt teises kohas poes, kus ma muidu tavaliselt ei käi. Nii et tahaks sellega tegeleda ja õhtul on meil siis selline asi, millest ma eile ka midagi mainisin, et Elina kirjutas mulle üks päev, et ta tahaks, tal on mingisugune kava, mida ta tahaks õpetada ja siis seda ka filmida ja siis ta kutsus mind ja mõnda paari teist tantsijat veel ja me teeme seda õhtul täna. Algselt me pidime tegelikult täna hommikul tegema, siis ma mingi, mul tegelikult öösel nagu alles lõpeb esinemine, et ma liiga varakult nagu ei tahaks, aga siis lõppkokkuvõttes niikuinii lükkus see nagu õhtu peale. Me alustame alles kell 8:30, nii et ma ei tea, mis kellani me seda kõike teeme, sest et algselt, kui meil see hommikune aeg oli, siis meil oli planeeritud vist mingi 3 tundi. Nii et läheb full ööni. Meil pidid seal olema lahtised juuksed ka ja ma saan lõpuks ometi lahtised juustega normaalselt olla. Mul oli 3 päeva järjest esinemisi, kus mul oli vaja nagu lakki ja keeli juustesse panna ja nagu nii hea minna on olla värskete juustega. Kusjuures siit kaamerast tunduvad mu juuksed nagu eriti tumedad, kuigi mu meelest mul ei ole üldse nii tumedad juuksed. Aga siit nagu selle musta kampsuli pealt tundub kuidagi eriti nagu sama värv. Vot,
aga ma arvan, ega midagi, ma hakkan nüüd toimetama ja siis tulen koju tagasi ja hakkan koristama. See on, ma ei tea, lihtsalt keegi võiks kogu aeg koristada lihtsalt. Nagu kogu aeg on kuskilt midagi vaja teha. Aga it is what it is. Vot, aga ma lähen siis toimetama. Õues on nii ilus ilm ka, nii et saan natukene päikest nautida. Siis alguses ma mõtlesin, et äkki ma lähen lihtsalt jalutama. Aga kuna ma tahaks ikkagi selle Taaraga ka toimetada, siis ma lähen autoga. Rooma jättis auto mulle, nii et ma saan kasutada võimalust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotitäit Taarat. No ma pean kindlalt minema sinna kuskile, kuhu ma saan need korraga kõik viia. Siin oli lambist mingi rets tramm, aga 20 eurot, nagu maast leitud. Teadsite, et no tule siia, et kõigile oma pepput Luuna niimoodi ei tehta. Lunčik. Ma ei tea, kas ma olen sellest rääkinud, aga iga kord, kui Luunale teha purmau, siis ta tuleb niimoodi lähedale. Ja näiteks, kui ma olen teises toas ja mul on vaja, et ta tuleks sinna, siis ma ütlen niimoodi ja siis ta tuleb alati. Okei, mitte alati, aga enamasti tuleb. Igatahes ma jõudsin oma poe ja Taara tiirult tagasi koju. Teen väikese hauli, mida ma poest ostsin. See on väga väike haul, aga lihtsalt näitan. Ostsin Alpro Coco ja kookose ja mandlipiima. Sellega tuleb minu meelest kõige parem jääkohv. Issand, Luuna, sa ajad karva, kevad tuleb. Siis väike paprika. Siis avokaado hommikusöögiks. Ja Lunčik, näita teistele ka ennast. Ja võtu. Ta mingi lase mul minna. Siis 2 pakki kohupiima. Siis kui mul tuleb õhtul mingisugune magusisu, siis ma teen sellega mingit banaanimee miksi. Sest mul on vaja toitumine korda saada, sest ma söön viimasel ajal jube palju magusat. Väike noko, nagu te olete juba ilmselt aru saanud, siis mulle meeldib treenipäevadel nokot juua kohvi asemel. Et näiteks, kui ma hommikusöögi kõrval joon oma kohvi ära, siis enne trenni või treenide vahepeal mulle meeldib nokot juua. Aga see on siis mulle homseks treenipäevaks. Ja siis, Luuna, vabandage. Ma avastasin, mul on Circle K's see tasuta jääkohv, nii et võtsin selle ka. Mõtlesin, et oleks tore. Ja üldse 2 asja tegelikult, mis mul praegu meelde tuli, mis on väga toredad. Esiteks Circle K äpp, kus saab pärast igat mingit 6. ostu äkki, saab endale kingituse valida ja ma tihti peale ostan sealt, ma ei tea, vahepeal on vaja süüa osta sealt kiiresti, ma ei tea, võtan kohvi, võtan, ma ei tea, mingit jooki, mis iganes, või kütust näiteks on ja. Kindlasti see on osadele väga nagu vana info, aga äkki keegi ei tea. Et ma ei tea, tuleb sulle näiteks valikusse, et vali, kas näiteks tasuta kohv või -50% Wrapilt või ma ei tea, saad tasuta paki kummikomme ja või siis näiteks autoomanikele ülinaiss, et sa saad, üks on mul praegu selline, kus ma saan valida, et -9 eurot autopesult, mis on nagu väga arvestatav summa. Ja teine asi, kuna ma sõidan päris tihti Bolt Drive'i või Citybiga. Väga pikalt oli see, et sa said sõiduga koguda nagu skoori, et kui hästi sa sõitsid ja mida nagu paremini sa sõitsid, seda suurem või kõrgem skoor sul oli. Ja seal oli hästi pikalt, et benefits coming soon, et nagu, mis eesti keeles on siis, et mis sa saad kasu sellest põhimõtteliselt, jah. Ja mingi hetk ma avastasin, et mul oli väga nagu pikalt mingi 97, 98 midagi sükest, 99, ühesõnaga väga kõrge. Ja siis
üks päev avastasin lambist, et kui ma broneerisin autot, siis tavapärase 15 minuti asemel ma sain seda autot 25 minutit ette broneerida, mis on üli nice, sest et näiteks mõnikord sa tead ette, et sul on varsti vaja, aga sul on veel aega ja sa näed, et auto on olemas, aga sa ei taha riskida, et äkki seda varsti enam ei ole. Ehk siis see 10 minutit lisaaega on nii kasulik, vähemalt mulle. Seega ma olen väga happy, et sükene asi on. Võt. Aga nüüd kell on saanud 6 õhtul juba. Peaks tegelikult varsti tegema mingit dinneri. Ma ei taha väga, kusjuures tegelikult 2 tunni pärast ma pean juba olema T1-s. Nii et ma jõuan natukene kodu koristada, käia pesus, teha süüa ja siis mul on vaja teha mingi kerge make ka, sest et kui me täna filmime, siis ma ei tahaks olla päris nagu tere, ma tulin just otsa voodist. Kuigi tegelikult mul on näonahk suht nice, mul siin üleval on mingisugune asi, aga ma ikkagi tahaks, et ma oleksin veits nagu üles löödud ja tuleb rohkem commercial vibes ka tänu sellele siis äkki. Seega jaa. Ma võib-olla unustasin ära, et mu dressipüksid tulid just pesust, nii et ma panin need siia ventilaatori peale lihtsalt kuivama. Loodame, et need siis kuivavad ära ka. Nii väikene dinner on tehtud ja nüüd oleks aeg endale väikene make teha. Ma veel ei tea, mis riideid ma selga panen, aga nagu te nägite, siis mu dressipüksid alles kuivavad, nii et ma väga loodan, et ma saan neid ikkagi ilusasti kaasa võtta. Elina saatis meile ette värvitoonid, mille järgi me siis võiks riidesse ennast panna, aga ma ei ole jõudnud absoluutselt sellele mõelda. Ega ma teen ennast kõigepealt valmis ja siis vaatan oma riided üle. Ma arvan, ma sain natukene liiga palju, arvestades seda, et mul on tunni aja pärast juba trenn, aga samas võib-olla mul jõuab täpselt kõik ära seedida, niimoodi, et mul ei oleks raske. Seega jaa, ma ei tea. Ma hakkan lihtsalt, kus juures ma siin mainisin, et ma kaotasin oma primerid ära. Rooma siis täna ajasin vanitoas habet ja ta mingi, Gritu, kuule, ma tulen siia, ma olen mingi, mis asja, kuule, kas need on sinu need asjad, mis sul kadunud olid? Ja need olid kukkunud reaalselt meie kraanikausi alla, taha nurka, sinna, kus on luuna, vets, sinna taha. Mõlemad 2 tükki. Nagu ma ei saa aru, kuidas see võimalik on, sest see oli nagu täiesti nurga taga niimoodi. Äkki luuna peitis need ära, sest nagu need ei saanud sinna niisama kuidagi niimoodi kukkuda. Vähemalt need on leitud ja ma saan nüüd täna vähemalt nende abil endale meigi tehtud. Seega jah, ma nüüd alustangi. Kell on 12:30 ja ma ei saa lõpuks läbi. Crazy. Ülimõnus sesh oli tegelikult. Väga pikalt läks meil. Me tegime üle 2 tunni. Kell on praegu 12. Läksin sinna 8:30. Seega 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. No, üle 3 tundi tegime. Lõpuks me vist saime ühe katse sellise, mis on nagu postitatav. Nii et ja, ma loodan, et oli piisav. Väga raske oli nii hilja õhtul veel nagu ajutööd teha, aga
väga nice oli, mulle väga meeldis see kava, mis Selina õpetas meile. Aga nüüd tegelikult ma arvan, et siinkohal ma lõpetangi. Näeme juba järgmises vlogis. Olge tublid, jätke like, pange mini tore kommentaar, kui teil on midagi toredat öelda või midagi küsida, mis iganes. Ja näeme järgmine kord. Tšau!